tänast workout'i reidina. Tere hommikust! Lähme teeme mu lemmikud päevajõuksis ehk selga. Tulin EMS-i juurde ja EMS-il ei ole kapis normaalseid riideid. Palun vaatame lihtsalt. Siin on ainult klouni riided. Oh my god, lihtsalt. Kui palju riideid. Ma arvan, ma ei ole elu sees endal ka näinud nii palju riideid. Nagu vaadake, kui ilusad need seljas on. Ei, ta pakkus mulle mingisuguseid selliseid asju, et ma paneks peale. Täiesti lõpp lihtsalt. Kelle vaip see on? Kelle vaibas ära lõhkusid? Lõpuks midagi normaalset sain siia peale. Muidu ma oleks pidanud sellega jalutama linnas ringi. Tulime sonnasse siis. EMS võttis smuuti joosi. Vaadake, kui ilus see Kirsi jääkohvi või? Mega hea. Ma ei tea, ma ei võta midagi. Jämma. Te raudselt olete neid näinud, kõik haibivad, nii et ma ostsin neid ja ma tahan proovida nüüd seda teriyaki mustika oma. Vaat seda. Pilla maha ka veel. See sätendab. Näed seda või? Sätendab. See on kullast. Nagu su maamagi. Päris hea. Ma olen ka täna kuldne. Tahab proovida või? Okei. On ju hea. Ja mis maksis? 1,50. Sädelebki. Parem kui 3,20 eest proteiinipatooniast. Me lähme poodi tagasi, me ostame mulle kaasa sinna Vissise valimistele. Ei, sa lähed ise vastu, ma ei tule seda rohkem poodi. Proovime teise ka ära. See on kana oma. Aga ma arvasin, et ta on nagu kuivam. Võtta! Polegi nii. See on parem. See on minu jaoks on see parem. Isegi kui see teine. Meie tulime tolkusrappa motikatega. Sest et ilus ilm oli, on ju. Vaadake seda. Kägu kukub. Päike on väljas. Ülisoe on. What more do you want? Ja siis me sõidame siia 90 alas ja vaatame. Motikas seisab. Siis ma mingi peaks tervitama või? Ja siis see on ment. Ja meie paneme ilusti 90-ga mööda. Ja siis vaatame, mingi suht ere tuli tuleb järgi. Ja siis Ryan oli mingi, ta võtab maha meid. Ja siis ma oli mingi, ei võta. Ja siis läksid vilkurid tööle ja siis ta võttis maha meid. Õnneks midagi ei olnud. Talle ei meeldinud mu papud. Ja talle ei meeldinud see armor. Ja talle ei meeldinud mu motika esituli. That's it. Talle vist ei olnud midagi rohkem, mis talle ei meeldinud. Igatahes ja me pääsesime eluga. Nii cutesy, tegelikult tahaks ujuma minna. No vaadake. Aura farmi jaoks. Lest vaadake. Hello. Kell on täpselt 6:00. Ma ärkasin kell 9, koristasin veits ja kella 10 ma tulin õue. Nagu näha mu näost. Ma olen suht põlend. Kella 10 saadik ma olen siin täpselt sama tooli peal istunud ja raamatut lugenud. Ja okei, vahepeal ma tegin tund aega toas Angelaga kõne
aga other than that, ma olen lihtsalt siin istunud ja raamatut lugenud. It's so good. Ja lihtsalt holy, kuidas ma seda seletan. Siin õues istuda, nagu ma ei ole nii kaua lihtsalt õues olnud niimoodi, ilma telefonita. Telefon on nii evil. Ja täna ma mõtlesingi lihtsalt, et ma ei ole telefonis absoluutselt. Ja ma lihtsalt lugesin terve päeva. Ja nüüd võib-olla, ma ei tea, kas lähen jalutama või juksi või midagi. Aga ma sain aru lihtsalt, kui hea on ilma telefonit olla vahepeal. Sest et praegu kogu meie elu ongi seal. Ja see on kurb tegelikult. Sest et inimesed ei oska enam ilma telefonit olla. Ega midagi teha. Ega vaikuses olla, nautida. Lihtsalt, mitte midagi tegemist. Nagu te näete, siis ma olen eilsest ikka natuke põlenud. Nina ja otsaesin eriti. Kuigi eile oli nagu, ei olnud lauspäikest, vaid oli nagu suht pilvine. Mitte väga, aga natuke vines. Ja ma ei tundnud isegi, et päike niimoodi peale hakkaks, aga nüüd on natukene valus. Ma siin keedan praegu muna, sest et ma tahaks hommikusöögiks keedumuna. Ja ma teen praegu kaasa siis Angela väljakutset 14 päeva vist. Ma ei tea isegi tegelikult, ma lihtsalt teen seal treeningkava ja toitumist ma nagunii tean. Väga ei ole süvenenud sinna, aga ja ma teen vahelduv vastumist kella 12-10 8-ni võin süüa ja siis 8-12 ma ei söö, ma paastun ja vaatab, kuidas miski liigub. Mul on mingi imelikke punne näos lihtsalt, ärge pange tähele. Aga vaadake seda, teine päev järjest. Minu raamat seal, see alumine osa on veel lugeda. Ja mu bossi kohvi, see on nii vaibleselt, te ei kujuta ettegi. This right here is my breakfast. Keedumuna. Mingid vorstid, mis sissi tõi. Kanasink, juust või holy. Mis see on siin? No ta vist ei taha mind ikkagi. Ma tulin, või noh, vahepeal ma oleks ratsutanud, aga ma ei saanud, sest et mu treener käis sünnitamas ja nüüd ma olen tagasi Sadulas. Täna on üle pika ja 2 nädalat. Jälle trenn. Tere, see on Koko. Kunagi ma olin mingi 10 või midagi, siis täpselt selline hobune oli mu unistust hobune, nagu värv ja kõik. Täna on nii perfektne ilm ka ratsutamiseks, nagu hästi soe on, aga samas on tuuline ka, nagu. Ei, täiesti perses. Angel on seal Egiptuses ja arvab nüüd, et meie kohustus on tema mingid pakke välja võtta siin. Absoluutselt iga päev ta on. Kas te võtsite pakid? Mul on 10 uut pakki, palun võtke need. Mida sul nii palju tellida üldse on? Ja nüüd ma lähengi Kaupsi TPD-sse 9 pakki võtma. Eile oli 10. What? Morning, ladies and gentlemen. Ma sain täna enda Hunting Adeline raamatu läbi ja nüüd ma olen nagu, no te teate küll mingi seriaalide või filmide või ükskõik millega saad nagu mingi, mis mu purpose on nüüd. Ma ausalt ei tea, kus ma selle esimese osa panin, aga selle ma sain täna läbi. Siin oli mingi 650 lehekülge või? Ma vist ei ole kunagi nii paksu raamatut lugenud. Esimene osa oli sama. See oli vist mingi 500 või midagi. Aga ma sain selle kokku üle 1000 leheküljelise seriaali läbi loetud.
ja mu vorstikesed said just all valmis. Aga ma tahan näidata, mis mul veel lugeda on. Mul on siin veel raamatuid ja üks on siin veel, see peaks olema Dark Romance, ma ei tea, 3 raamatuga. Ma ei tea, kui palju see kokku tuleb, aga see on vist suht sama, mis need 2 raamatut kokku nagu. Ma ei tea, aga ma arvan, et selle ma jätan pärastiseks ja praegu ma hakkan lugema Icebreakerit, sest see tundub suht easy read. Okei, kes see on ja miks ta konkreetselt Kaalikraatris seisab nagu keskel lihtsalt. Excuse me, proua või härra. Mul sai ratsutamine läbi, ma olen jõuksi ees, istun autos ja täiesti lõpp. Mu juuksed on nii mustad. Ratsutamise ja motikaga sõitmisega läheb reaalselt kogu aeg kiiver peas, aga täiesti lõpp, mu selg on nii valus. Ma olin eile mingi 6 tundi vist päikse käes seljaga, täna olin mingi 4, 3, ma ei tea. Nii valus. Let me show you, mida mina hommikuks täna söön, mis on suht iga hommik sama. 2 keedumuna. Täna ma võtsin kanasinki, sest et see hakkab ära aeguma. Mingid, ma vist olen näitanud, ma ei tea. Mis iganes asjad, kus ümber on peekon, I guess. Sulatatud mikrolaineahjus juust. Või munadele. Ja issi tegi mingit kurgi, kreeka jogurti, sibula, salatit. Salan Koko kuulija valmistub, viis ette nüüd Sandra Satsuk. Sõitsime enda sõidud ära, täna laupäev. Tegin 70 ja 80, mõlemast tuli 1 alla. Aga ta oli palju tublim kui eelmine. Ta hakkab asjale pihta saama. Salan Koko kuulija valmistub. Arvake ära, kuhu mina kõnnin. Niimoodi. Te ei arva, et ma lihtsalt ütlen Uulu koopi avamisele. Jop, you heard right. Uulu tuli koop ja täna avati. Ja see on siuke suur sündmus siin kohalikele. Nii et me lähme Maarjaga vaatame üle, mis seal põnevat on. Konkreetselt unustasin poes filmida, sest et meil oli Maarjaga seal nii palju tegemist. Rääkisime seal juttu ja shoppasime. Nagu elus esimest korda käiks poes. Nagu varem ei oleks kunagi kuskil poes käinud. Vaatad mingi, Haul või? Haul on selline, et ma ostsin kokasiirat, beebiporgandeid, veini ja homseks Tallinna sõiduks Monsteri. Tallinnasse lähen homme podcasti. Ja veini ostsin nädalavahetuseks, sest et I'm gonna surprise. Me lähme Rajani sünnipäeva puhul Vaagengülli. Ja siis ma võtan veini kaasa sinna. Ma toon hobust ära ja miks mul mingi reaalne rong siin taga on. Kuule, lähme.
kas te teate, kes... Sorry, ma tulin just ratsutamast. Nii, vaatame, kui ma välja näen. Kas te teate, kes tuli täna Eestisse ja meile külla? Angela tuli Pärnusse. Ma söön oma kanafileed. Me tulime teist tiiru tegema koopi, sest Angela saatis ka näha. Mu outfit check, ma kohe näitan teile. Okei, ma vist ei saa siit. Me jõudsime Tallinnasse ja esimese asjana me tuleme teisi kirbukasse. Angela juba jookseb. Wait for me, I got little legs. Meie sõitsime siis siia, et tulla promo tegema, sest meil on siin boksid, on ju. Angelal oli siin 2 tükki ja mul seal see 50. Ja siis poole tee peal kirjutab meile, et uus omanik on ja me peaksime siit nagu põhimõtteliselt asjad ära viima. Et me üks boks on veel alles. Selle jätsime siia. Aga jaa, vaatame, kas viin oma asjad Pärnusse. Emps viis sinna ringi kirvukasse vist. Ja et äkki ma saan ka sinna viia. Shut the fuck up! Mul on podcastis käidud, ma ootan Angelat, kes lihtsalt ei liiguta ennast, ma ei tea. Ma olen kuskil tänaval, kus on lihtsalt ühe auto jaoks ruumi, ma ei tea, kuidas siin... Ma lähen nii närvi. Reaalselt lifehack neile, kes on praegu valmistumas lavaks bikini fitness või mis iganes. Kui te tahate enda samme / karjad täis saada, lihtsalt hakake kõrvalt tegelema ratsutamisega. Sul legit tuleb mingi 20 000 sammu seal tallis täis nagu. Not even kidding. Sul on mingi obune vaja mingi 2 kilomeetri kauguselt ära põhimõtteliselt tuua. Ja sul lihtsalt edasi-tagasi saab nii palju samme nagu biggest lifehack. Kell on 10:30 ja mul on trenn antud, trenn tehtud. Ja täna on see päev siis, kus ma üllatan Rajanit, et me lähme Vaagenkülli. Ja ma pean ennem poest läbi käima või igast snäkke õhtuks ostma. Aga ma käin ennem veel Sonnest läbi. Vaadake, siia on õue tehtud siuksed pingid. Reaalselt sain oma nunnu jääkohvi. Mega nunnu. Cutesy. Ise kodus kohvi teha pole reast pooltki see. Nii hea. Nii otsesin Sonnet reast. Pani ammu käinud siin. Siin linnas on lihtsalt nii palju ehitusi, et mu autoreast ütleb üles varsti. Mitte, et ta nagu niigi ei teeks seda, sest ta on nii vana, aga ma ei tea, ma lihtsalt need teravad katteservad nagu, ma ei näe neid kunagi ja ma lihtsalt panen täie pasaga sealt üle. Aga ostsin uued Calvin Kleini bokserid ja süüa snäkke õhtuks Vaagenkülli ja roosat veini ja pärast ma ilmselt kodus tahaks teha nagu valmis vaagna. See on nagu siuke chill. Okei, ma hakkasin mõtlema, ma ei saa mingit vaagnat teha ja kuidas ma peaks ta sinna Vaagenkülli nagu tuppa saama. Peaks lihtsalt mingi karpidesse panema või midagi, ma ei tea. Nii, ma näitan siis, mis ma Rimist ostsin kaasa. Ma mõtlesin, et võib-olla nagu ma ostsin liiga palju asju, aga pigem jääb üle, kui puudu on ju. Nii kõigepealt, kui ma Emp seda vaatab, siis sa ei näinud seda. Aga üks talle, üks mulle. Seal oli suht väike valik, nii et ma ei tea. Siis mingid vorstid, sest me nagu üritame olla tervislikumad on ju koos. Ma ei tea. Ma ei hakanud nagu mingi täiega kommi ja krõpsu ja ma ei tea, mida võtma on ju. Sest et why? Sulatatud suitsujuustu snäkk. Mis mul siin veel on? Ma ei ulata isegi. Mul lemmik vorst. Sinjadist vorst. Siis. Neid me sööme absoluutselt. Me sööme neid kahte absoluutselt iga kord, kui me koos oleme. Vinku ampsud juustuga. Yeah. Siis maasikad olid veel soodukaga. Mingi 3 euri vist oli pool kilo. Ma ei tea, kas see... Muidu on ju kallim.
ma ei tea, aga need on väga kalliks läinud, ühesõnaga maasikad. Siis tema lemmik on pirn. Ma kunagi purlisin seda. Ma võib-olla olen siin ka tegelikult rääkinud sellest pirni asjast. Siis ma ostsin talle. Oh my god. Mulle ei maitse väga kummikommid. Ostsin talle kummikomme, sest ta on kummikommi sõltlane. Ja siis, kuna ta väga kooki ei söö, ainuke kook, mida ta sööb, on meekook, siis ma mõtlesin, et sünnipäeva puhul ma ikka ostan. Ma ei ole kõige suurem meekoogi fänn ka, aga ma ei tea, võib-olla natuke võtan. Ja siis 20 küünlad. See oli Rimist kõik. Ja siis ma käisin veel Denim Dreamis ja ostsin Calvin boksereid, sest et he really needs those. Ma otsisin kodust endal mingid kandikut, et nagu ma teen kõik nagu valmis ilusti, panen kandiku peale, võtan kaasa, aga ma ei leidnud mitte midagi reaalselt. Mul on ainult mingid siuksed kandikud, kus ei saa nagu peale midagi panna. Nii et ma mõtlesin, et ma panen midagi nad nagu eraldi korpidesse. Ma arvan, et siia mahuvad enamus osad ära. Mingid soolased asjad nagu ühte ja siis puuviljad lõikan väiksemasse. Ma ei tea, ootab. Hakkame tükeldama. Kell on 4 minuti pärast 12. Rajan peaks varsti töölt koju saama. Ma rääkisin temaga kõik läbi. Ütles, et peaks saama 12 paiku koju vist. Ja siis ma ei tea isegi, mis kell nagu minema peaks hakkama. Sest et see check-in on mingi 4 ja 6 vahel vist. Aga ma tahaks ennem ta sööma viia. Mitte, et meil õhtuks ei ole nagu väga palju süüa. Aga korralikku sööki ka ikka on ju. Et ma olen mingi 13.30 hakkan siit minema. Siis ma olen tema juurde. Ütlen, et pane valmis ennast. Ja seda on rost mingi midagi. Nii, suitsujuust pandud. Ma ei oska neid kuidagi ilusti panna, jääb mingi väga imelikult. Nii, teiseks vinkuapsud juustuga. Ja saime vast. Appi. Ma ei tea, kas mul mahub ära siia. Mahub kindlasti. Mul jääb ruumi ülegi veel. Ma arvan, et me ei söö seda kõik ära nagu. Siis ma mõtlesin, et whatever, ma mõtlesin, miks see mingi 1 euro on. Nice. Nojah. Whatever, I guess. Meie lemmik. Prosciutto, crudo. Aga ma ei tea, kuidas lahti. Ma ei tea, kuidas ma panen ta sinna. Kas ma lihtsalt nagu võtan kõik siit kaasa? Oh my god. See on suht... Oot, tuleb ilusti. Okei, ma panen ta niimoodi. Ma isegi tegelikult ei tea, kas ta sööb seda, sest me pole kunagi koos söönud nagu hallitusvorsti. Ma arvan, et äkki sööb. Kui ei söö, siis noh, mina olen alati olemas, nii et ma teen ära. Ma olen nagu planeerinud seda kõike juba nagu. Kui see nüüd midagi pekki peaks minema või midagi ei tule välja, ma reaalselt hakkan nutma, sest ma tahaks, et kõik oleks nagu perfektne. Kõik peab olema perfektne. Ja kui midagi tuleb mu teele, mis rikub selle ära, ma olen väga mad. Väga mad. Ma lõiksin oma... Jõpp. Nice. Ma lõiksin oma küüne maha. Siit otsast on lihtsalt. Ja see jäi siia vorsti külge. Nii tore. Ma üks päev istusin siin õues maja ees. Mingi 2 väikest poissi sõitsid ratastega mööda. Ja ma ei tea, kas nad nägid mind või ei näinud. Aga ühesõnaga nad rääkisid, et
ma olen siin pildistamas käinud, üks ütles teisele, siis teine vastas, ma olen ka, siis teine jälle vastas, see oli päris äge koht. Ja siis teine siis vastas, oli küll jah. Ja siis nad olid juba seal heki taga ja siis üks ütles see esimene, et aga üks kurb asi oli, tarra, edasi ma ei kuulnud. Ja ma siiani, it's keeping me up at night, mis see kurb asi oli, mis siin juhtus. Tahaks ka teada, on ju. Ma ei tea, kuidas pirni peaks lõikama. Ma ei tee isegi nalja. No see ei olnud väga pooleks, aga noh. Ma reast ei tea, kuidas pirni lõikama peab. Ma lihtsalt kuidagi lõikan. Kas selle keskmise osa peab ka ära lõikama või? Ma ei tea. Kas siit peaks küll selle keskmise osa kuidagi ära lõikama? I am so sorry, kuidas ma seda lõikan. Ma ei tea ju. Ma ei ole mingi pirnisööja väga. Või no, ma söön seda, kui see kuskil on, aga ma ei ostaks seda ise. Midagi nagu... Okei, fine. Palun ärge küsige. Ma ei küsi seega. Kuidas ma õunal lõikan? Vist lõikan ta niimoodi veel pooleks. Ja. Nüüd ma hakkan juba pihta saama veits. Ärge küsige, miks ma niimoodi lõikan muidu, aga ma ei tea. Ma olen lihtsalt harjunud. Ma ei tea, keegi isegi ei õpetanud mind niimoodi lõikama, ma lihtsalt kuidagi oma aruga mõtlesin välja, et nii peaks tegema. Ja viimased absoluutselt ei meeldi neid puhastada. Maasika. Läksin mingit imelikku moodi neid maasika. Mulle ei meeldi, kui need kuradi südamikud jäävad. Ma lihtsalt panen enda noa siia sisse ja teen ringi ümber ja siis ta tuleb välja. Ja voila. Ma ei tea nagu, kuidas ma peaksin veisi järgi sõitma sinna, kui Ryan istub mul kõrval. Nagu ta ju näeb, et kuhu ma nagu sõidan või nagu seal on ju see asukoht pandud. Ma ei tea, kuidas ma selle nagu peaks ära peitma, aga noh. Ma ei tea, ma pean selle mingi telo lihtsalt enda poole pöörama nagu. No nii, snäkikesed kaasa on valmis. Maasikad, pirn, soolane ja maagustoit, meekook. Kell on reaalselt 1:30 läbi ja ta pole ikka kodus. Ja ma hakkan veits muretsema juba, et millal ta koju läheb. Sest ta tahaks, ma ei oska üldse arvestada, mis kell minna. Nagu keegi kirjutas mulle, kes ei peaks mulle kirjutama. Ühesõnaga, ma ei oska arvestada, mis kell minna, sest et ma mõtlesin nagu, enne sööma minna, on ju, check-in on 4 ja 6 vahel. Ma ei tea. Mõtlesin äkki mingi 14:30 minna sinna ja öelda, et kõlab äkki asjad. No nii, mul on, mul on nii palav ja mu põsed näitavad ka seda, aga asjad on pakitud taga. Need mingi kukuvad ühele poole ja teisele poole ja need teevad häält, nii et ma ei tea, ma loodan lihtsalt, et ei kuule midagi. Aga ma olen nüüd Ryani poole teel. We secured him. Ta ei tea midagi. Mul oli räme bataadifriikatisu ja ma tean, et siin on ülihead, nii et ma võtsin need. Ja Ryan võttis purksi veiseliha. Me oleme, ma vist isegi öelnud, kas me sööma tuleme. Mulgikõrts. Hädisu! Me olemegi jõudnud kohale. Teeme väikse house touri. Nii, tuleme uksest sisse. Siin on meie asjad. Väike peegel. Külma panin snäkid, veini, koogi, mingi kapp, Ryan, voodi, diivanid, aken, kus saab inimesi charge ida. Sealpool on vann. Astud siit 1, 2 ja oled vannis. Ja siinpool WC. Kuidas see tööle käis? Just. Jepi! Me oleme valmis spaasse minema. Aga ma lugesin, et seal peavad plätud olema, aga meil ei ole plätusid.
No worries, ostame. Me võtsime kokospritsi. Cheers! Väike vaade õue. Me käisime spaas ära just. Ja nüüd me vaatame kunsti. Siin on väike... Mis selle nimi on, kui tehakse väikese? Mingi... Lego. Mitte Lego. Mingi siuke asi. Piljardit tuleb mängima. Oota, kas siit ei rõdule minna või? Lähme. Saabki. Vaatame, mis siin toimub. Oh shit. Kuulen hääli. Siit läheb meie hotellituppa. Kaart on mul taskus. Meil oli 17. Paruni öösviit. Teistel omad tavalised sviit. Olgu paruni. Siin ei ole isegi sviit. Tule, mingi lapsed on meil. Tagasi kodus. Ta ei jää ja ta vajub ju taha. Palju õnne sulle. Palju õnne sulle. Palju õnne, kallis Aian. Palju õnne sulle. Mis see on? Sojasid. Kuidas? Väksi siia peale. Okei, proovime. Rahulikult. Hea? Väga hea. Jamm. Puhu nüüd ja soovi midagi. Rahulikult. Sa ei saa öelda, mida soovisid ega ju. Tere hommikust, me siis tulime hommikusöögile. Siin on päris hea valik. Cappuccino. Mis see nii kurb välja näeb? Seal peaks veel midagi olema. Me tulime kuskile Coopi ja see on nii nagu siuke, kus ma ütlen, mingi aasta 2010 vibe nagu. See on nagu, ma ei oska isegi seletada seda, see on siuke pisikene. Me tulime juuast. Davai, siinkohal ma selle vlogi lõpetan ja näeme juba varsti.